iga kliendi puhul on hästi oluline, et me tunneksime kliendi äriprotsesse ehk mis on see teenus, mida klient pakub, kuidas ta seda pakub ja just nimelt, et kuidas meie läbi siis nende erinevate tarkvaralahenduste saame aidata neid protsesse kas siis muuta efektiivsemaks või siis läbi nende pakkuda hoopiski uusi ja innovatiivseid teenuseid ja lahendusi. Üks korralik toetav majandustarkvara on nagu organisatsiooni vereringe. Ta peab toetama organisatsiooni igapäevatööd, aga aitama ka organisatsioonil edasi areneda ja arendada. Asusime uut majandustarkvara juurutama, kuna meie varasem majandustarkvara hakkas väga ära vananema. Tal kadusid ära toed ja tema tehniline võimekus muutus nõrgaks. IT-arenduste peale mõeldes neid näiteid väga tihti ei juhtu, kus tehakse plaan, tehakse ajakava, pannakse paika eelarve ja siis see päriselt viiaksegi ellu. Aga meil nii juhtus. Kasutegureid on päris mitmeid. Andmekvaliteet on kindlasti parem kui varem. Sellele on omakorda aidanud kaasa see, et me oleme viinud uude majandustarkvarasse kokku lisaks finantsarvestusele ka personali- ja palgaarvestuse. Kõik on nüüd ühtses kohas koos. Ei ole dubleerivaid andmesisestusi, kust varem võisid tekkida teatud ebakõlad või vead. Nii et selline andmekvaliteet on parem, info liigub kiiremini, aruandlust ja analüüsi saab operatiivsemalt teostada. Teine asi, mis siis on tõesti ülikoolile suurt mõju avaldanud, on see, et me oleme saanud avada nii puhkused kui isikuandmete käsitlused iseteenindusse. Töötajad ise saavad toimetada oma andmete ja oma lepingutega. Ja meie juhid saavad igal eluhetkel kätte õige vastuse. Mitu inimest neil on, kust nad palka saavad, palju nad palka saavad, millise koormusega nad töötavad. Ja see kõik on tekkinud läbi selle, et Navil on võimekus liidestuda erinevate süsteemidega hästi lihtne. Ja siin on üks oluline asi, mida tegelikult väga paljud organisatsioonid võib-olla ei ole teadvustanud. Majandustarkvara peidab tänasel päeval meeletus koguses olulist infot. Aga seda kasutatakse väga vähe. Aga et seda saaks kasutada kas erinevate suurandmete analüüsimiseks või mingite trendide prognoosimiseks, mis iganes, peab kogu see info liikumine olema operatiivne, digitaalne ja erinevate moodulite vahel lihtsasti ja kiiresti liigutada. Ma julgen öelda, et täna on ülikoolis need eeldused täidetud, et hakata päriselt ära kasutama seda tarkust, mis seal majandustarkvara sees peidus on. Ja lõpuks vaadates oma kolleegidele näiteks rahandusosakonnas silma, kes igapäevaselt hommikust õhtuni kasutavadki majandustarkvara, nende silmad ka on rohkem särama läinud, sest see uus platvorm, mille peal me töötame, tundub, et on rohkem inimesele suunatud kui see varasem versioon, nii et mulle tundub, et neid kasusid on päris mitmeid.